vihik, manomeeter ja läpakas tuleb kaenlasse ja me kolime Ilja tooli peale. Et seal võib hakata mingit seina kerkima sinna boksi kuskil aasta keskel. Sarko ja Sarko võistlusinsener pidid olema väga kitsid jagama seda infot. Põhimure oli, et kuidas saada see mootorratas piduriga niimoodi keerama, nagu Toprakil meeldib. Ja siis Toprak pani MM-i superbike'iga mööda suvalisi track daysid, kus lihtsalt hea ilm oli. Valencias oli ka ju lõunapausil Bike Promotioni trennis. Ta on kogu aeg oli eelmine aasta seal ees otsas. Käru peal tuleb oluliselt vähem tagasi. Need on suured riiulid. Terve tee on täis, kui BMW läheb, et mööda sõidad, siis pead põlved kokku tõmbama. Lohisem meeter on umbes tonni, et vaata, sa asjad laiali. Siin kastis ma võin öelda, et on Yamaha R3 mootor. See on tagavara mootor, mis käib veel võistlustel käis kaasas niimoodi, et ilusti oli selle kasti sees ja see liini isa selle kasti valmis meisterdas. Oli vaja ka seda? Õnneks ei läinud vaja. Et ühe korra oli mootorit vaja, aga siis meil seda mootorit ei olnud. Ja siis peale seda meil tagavara mootor hakkas kaasas käima, aga kordagi vaja ei läinud. Nüüd ta on siin samas alles. See on kõikide asjadega niimoodi, et siis kui seda vaja on, siis seda ei ole. Ja siis kui see kaasas on, siis seda ei ole vaja. Siis tulebki võtta hästi palju asju alati kaasa, et siis kindlasti vaja ei lähe. Koguda garaaži endale hästi palju asju, sest neid vaja ei oleks. Ja. Aga tegelikult meil on 3. osa. Me täna räägime natuke mitte ühegi külalisega, aga omavahel maailmas toimuvast, mis toimub GP-s, mis toimub Superbike'is, mis toimub meie endaga. Meil on see aasta tegelikult ka olnud mingeid arenguid, millest me saame rääkida. Minu selle hooaja osas, lasteaia selle hooaja osas. Bensulõhna ja sooja slikilõhna oleme tundnud juba. Ja präänikulõhna. 2 takti präänikulõhna. Jah. Et ma ei tea, võib-olla alustame ülevalt alla, hakkame tulema MotoGP. MotoGP, jah, testid käivad. Päris huvitav on, kuigi jah, eestotsa kohta võib öelda, et midagi pole muutunud. Hea meel on see, et tegelikult jaapanlased on sinna ettepoole jõudnud. Jamu on teid päris suure sammu edasi. Ja, et Yamaha siis astus tõesti päris jõudsalt edasi ja isegi need Parmaki mehed olid ju päris kiired. Kui eelmise aasta lõpus Jack Milleri oleks võinud juba peaaegu et koju saata, et mis ta selle jamuga sõidab siin see aasta, siis võib-olla tegi mingi päris okei sammu isegi. Testis nad olid kiired. Quartararo oli väga kiire ju. Aga 0,8 sekki kiirem võrreldes eelmise aastaga, et see on ikka päris seal maailmas on see päris suur samm. Aga samas on test ka, et meil on ju Yamahaga kunagi oli ju Maverick Vinales, kes oli Winter Testing World Champion. Tema oli alati testis kiire, aga seda näeb. Aga esimene oli see Pangis esimene test. Alex Marquez oli kõige kiirem, mis on päris lahe. Ja. Et aga testi tulemused veel välja ka. Just esimeste testide tulemustega peab alati ettevaatlik olema, vaata kui eriti Alex Marquez, kes sai eelmise aasta mootorratta, mis oli valmis, tal on kõik info olemas, tal on kõik põhimõtteliselt tema ainuke töö seal testis on õppida seda mootorratast ise tundma. Et tehase meeskonnad kõik ju toovad omal mingit uut pudi-padi. Ducati, ma sain aru, ei ole siiamaani otsustanud, kas nad see aasta jätkavad uue mootoriga või eelmise aasta mootoriga. Nii palju infot juba on vist, ilmselt lähevad ikkagi vanaga edasi ja siis vaatavad, et testimistega on üldse põnev, et tegelikult ju järgmine aasta on viimane aasta nende mootorratastega. Palju sa üldse pingutad? Täpselt, et siis ju tulevad täiesti uued mootorrattad, uued reeglid, uus aero. Et jah, palju siin veel rõhku pannakse sellele, et ilmselt lastakse ka kuidagi niimoodi, et... Ja tegelikult, mis on Ducati mõttes, on õige ka, kui sa oled nii palju domineerinud viimased aastad, sul on nii hea mootorratas valmis, et hästi lihtne on üle piiri minna ja sügada kohta, mis tegelikult ei sügele. Et seda teeb, mina arvan, et see Gigi, kes on seal Ducati, siis peainsener tegelikult, ma arvan, et ta teeb väga hästi seda, hoiab kontrolli all
kogu aeg. ja noh, nende sammud on alati ka suured ja kiired olnud, et nendel ei võta nagu mingi asja arendus nagu aega, et nad panevad suht toorelt, et kuigi minu arust nad ikka lollitavad ka, nad nagu mul on jäänud mulje, et see Gigi on selline kuri geenius oma kuskil Batmani tornis, kes mõtleb mingeid kavalaid plaane välja, et kunagi, kui tuli esimest, tiivad hakkasid alles tulema, siis nad läksid Katari, nii et Ducatil oli see tagaratta ees, kõhu all oli spoiler. Ja siis nad ütlesid, et ei, see ei ole spoiler, meil ei ole me ei tee mingit jõudu sellega, me jahutame taga rehvi ja see tegelikult üldse on vihma jaoks ja kõik läksid koju, hakkasid viilima ja hakkasid võtsid kondlite tootmisest natuke ressurssi ära, et see tiivake Argentiinaks valmis teha ja siis Argentiinas Gigi ütles, et tegelikult meil see ei töötagi, meil ei olegi vaja seda. Et see ei ole võimalik lihtsalt, et kogu see aero ja kogu see muu mudru, see on küll oluline, aga see on lihtsalt, paistab kõige rohkem välja ja mul on niisugune tunne, et Gigi ajab teisi segadusse sellega kõige rohkem. Nagu KTM teeb neid kuradi Batmani tiivasid. Oi jumal, no see ei ole, ma olen sõit erinevate aerodega, mootorratastega, see tiib seal taga ei ole see. Nagu Moto3-s vahepeal topiti väljed täis ja väljed täis ja et Gigil mulle tundub, et ta näitab välja täiesti teisi asju kui see, millega nad tegelikult tööd teevad. Võimalik, väga võimalik. Neil on ju seal saba sees on see nii-öelda massi ja mort, millega nad tegelikult, mis on täiesti varjatud, millest keegi ei tohi rääkida, keegi ei tea, aga millega nad teevad ülipalju praegu tööd, on ju. Ja kõik siuksed asjad, mis selle mootorratta tegelikult kiiremaks teevad, nendest nad ei räägi. Nad räägivad ainult sellest, mida muust nagu tilulilust. Ehe itaalialik. Itaalialik, jah. Lihtsalt on vaja teisi tõmmata. Aga kuidas see Aprilia tundub sulle? Meil nüüd ju valitsev maailmameister peab kodus puhkama, praed konte remontima. Kogu see esimene test ja mitte ainult Aprilial oli nii, et 3. päeva lõpuks olid 3 meest kodus ja lappisid ennast, et see Aprilial läks ikka väga õnnetult. Mõlemad uued sõitjad, Peseki, mitte, et ma talle kuidagi tahaks halvasti öelda, aga ta ei tundu selline sõitja, kes juhiks ühte tehase meeskonda mootorratta arenduses ja ütleks, mis nad tegema peavad selle mootorrattaga. Ainuke, mis ta saab, ta Ducati infot saab edasi anda, mida nad tegid Ducatiga ja... Aga ta tundub rohkem lihtsalt niisugune nagu looduslaps natuke, kes tahaks lihtsalt mootorrattaga sõita ja võimalikult vähe kuulda sellest tehnilisest poolest. Aga tehase meeskonnas ilmselt enamus selle Aprilia oli enamus sellist seda vastutust pannud Martini peale. Ja Martini Aprilia see karjäär see aasta on kestnud palju, 12 ringi või? Midagi sellist. Vist isegi 2 kukkumist jõudis teha. Et selle lühikese aja jooksul, et selles mõttes päris paha nagu. Ja seal Trackhouse'is ju ka Raul Fernandez on ka katki. Täitsa katki oleks mootorratas ka, seal pole midagi kühvliga kokku korjata. Aprilia on natuke, tahaks öelda, et nad on nagu soos natuke. Aga seda näeb esimene sõit, et see võib-olla neil on kogemata läinud see mootorratas täpselt nii, et kõik on õige, Martin istub peale ja lajatab. Et kindlasti Martin sõidumees ta on, et selles pole kahtluski, et kui vähegi asjad klapivad, siis ta seal küsija kindlasti on. KTM-il tundub, et on palgad makstud, kohale on jõudnud, lennupileteid saavad bronnida ikkagi. Ei ole tagasi tulnud veel ühtegi seda maksata. Ja kõige kehvemaks kohas, nüüd Tais nad muidugi olid suht tagaotsas, aga see pangi nad lõpetasid ka täitsa okei kohas. Minu arust KTM ju tegi mingeid muutusi oma kuidagi struktuuris ja selles meeskonna ülesehituses ka, et neil läks... Täna on ju Agi Ajo nende meeskonnamänedžer. Jah, kes, kui sa võtad oma selle mehe, kes on sulle kõik talendid viimase 15 või 20 aasta jooksul toonud, selle mehe võtad noorte juurest ära, siis
peab olukord päris vilets olema, et sa seda julged teha või seda, et see on nii kaugele läinud. Ja kas keegi neil, praegu nimi ei tule meelde, aga kas tehniline direktor või keegi läks ju ka Hondasse äkki või mingi lugu seal oli, et keegi mingi roll kaotati üldse ära, jaotati nagu tööülesanded erinevate meeste, ühesõnaga struktuur nagu muutus KTM-il. Nüüd siis näeb, kas see kiirust muudab või ei muuda. Sõitjate taha ei tohiks küll jääda, sest Costa on ju tugev, Binder on tugev. Binderil on jah, on meil kogemust nii palju sellega juba, et Maverick ja Bastianini on ka mõlemad sõite võitnud, nii et on KTM-il ja sõitjate taha ei jää kuskilt otsast. Kui nad neid oma häid sõiteid ära ei lõhu, siis on juba korrad. See on GP-s tundub praegu päris suur kui lihtsalt need luud katki pealt lähevad kuidagi, et ei tundugi nagu suur mats, aga küll on hüppeliiges, küll on rangluu, et väga... Kiirused on suured ja mootorrattad on nagu kukkumised on alati siis, kui midagi läheb täitsa nagu valesti. Ja kukkumised jah, et ta ikka nagu heidab kaugele, et ta ikka lõhub nagu ära, et tal ei ole nii, et sul lihtsalt kergelt nina läheb alt ära ja tõuseb püsti. Just, et need kukkumised on niisugused vägivaldsed alati. Et läheb eest libisema, aga võtab kinni ja siis viskab ta kuidagi lappesse ja siis lendad nii kõrgele, et kodu on näha. Kodu on näha, jah. Et muidu, kui on hooaja lõpupoole, siis on üks faktor kindlasti on see, kui intensiivsed GP hooajad täna on. Palju on 21-22 sõitu pluss sprindid. Et aasta lõpus neil oli, ma ei tea, kas 3 korda järjest oli nagu järjest nädalavahetustel võidusõidud. Ja et see koormus, mis sõitjatele tuleb, see lihtsalt sa väsid lõpuks ära. Et see talvepaus on tegelikult ülilühike nende jaoks. Ja talvepaus on ka lühike, et see... Et üks asi lõpeb, teine asi juba pead särgid selga panema, minema kuskile pildistamistele ja muudele asjadele, et sellist taastumisaega on nagu üsna vähe, et sõitjad jõuavad võib-olla mingisuguse paarinädalase puhkuse heal juhul teha, aga see on ka kõik. Ja, et see on kindlasti üks nagu faktor, miks nad nii palju kukuvad täna. Hooaja lõpus ju ka pead lihtsalt terve püsima ja siis on juba suhteliselt head võimalused häid punkte koguda. Honda, ütleme nii, et see pangidest, enam-vähem, et Sarko oli seal 7, et tundub, et Sarko ikkagi seda Honda asja veab praegu. Sarko veab, aga nii palju, kui ma olen sealt kuulnud tuttavate käest, siis Sarko ja Sarko võistlusinsener pidid olema väga kitsid jagama seda infot, et kuidas nad kiiresti sõidavad. Et nad pidid natuke lollitavad ilmselt. Nad pidid olema väga nagu varjama oma neid trikke suure Honda süsteemi eest, kuna suur Honda süsteem muidu võib-olla ei lase teha või neelab alla, et seda Honda süsteemi maitse ju meie saime suhu sealt, kui me Mostis käimisime 2023. Ja Magnikuuris ka. Et see... Kõik asjad võtavad aega, kui palju igasugust aruandlust on, tahad ühte klikki keerata, pead juba aruandluse tegema selle kohta, et see on päris... Rehvirõhu muutus ikkagi jõuab täitsa tippu välja. Küsimus jõuab täitsa tippu välja, kas tohib 2 asemel 2-4-ga sõita või mitte. 2-4 on liiga palju, paneme 2-2-5. See läheb läbi. Et suuri samme seal majas kõik kardavad teha, et kuskil ju nad olid öelnud ka või et see plaan Hondal on praegu teha kõik valed asjad enne ära, kui õige peale komistada. Ja et nad on umbes 10 on ära teinud praegu. Võrreldes teistega, võrreldes Yamahaga, siis on ikkagi väga kehv areng olnud. Aga nüüd siis Tais nad olid, esimesel päeval olid isegi täitsa okeid. Et Marini oli ju 6. Jah, jälle testi tulemused. Esimene päev ka on ju kõik, võib-olla seal
ukerdasid niisama. Ukerdasid, veel oli rehvi põletamisest oli kõigil oli natuke piinlik ja nad olid ülikonna olid just seljast ära saanud. Et seal jah toimus siis, mida enne teste mitte kuskil muidu ei toimu, on siis mingisugune show nii-öelda sõitjate oma, et siis hooaja avamine või et sõitjad pandi siis kõik tänavasõidu mootorrataste peale, mis olid siis disainitud nende värvidesse ja siis rahva ees seal pidid lollitama, aga tänapäeval on mootorratastel nii palju elektroonikat juba peale pandud, et keegi ei oska seda maha võtta, et kuidas üldse kummisuitsu saaks saada. Ja siis ei tulnud neil see päris hästi välja. Päris naljakad piinlikud videod on küll olnud, kuidas mehed ei oska kummi põletada. Teeb mootorratas, nokib koha peal ja siduri hais on õhus ja midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu lihtsalt. Aga tai inimestele see meeldis, plaksutati ja õisati. Mõte iseenesest on ju äge, et see paraadi mõte ja Tai riigina on ka üldse Aasia, Tai, Indoneesia. Nendel on ju turism on ka ikkagi ju see number 1 asi. Et... Nad müüvad palju rohkem mootorrattaid kui ülejäänud maailm kokku on ju. See mõte iseenesest on väga äge viia need võidusõitjad nii lähedale, et kuidagi see aasta on MotoGP-l on tunne ka, et see vormel 1 maitse hakkab natuke tulema nagu külge või kuidagi. Kui juba vormel 1 tiimid vaikselt poogivad juba meeskondade juurde. Alpine ju teevad koostööd ja kui Audi tuleb vormel 1, siis ju Audi ja Ducati on ka abielus ilmselt jagavad infot. Aga kui vaatad kuidagi sotsiaalmeedia nagu tegevust ka GP-s, siis see on minu arust selle talvega on teinud nagu mingi räige hüppe edasi ja on hakatud kasutama nagu sarnaseid mingeid graafikaid ja sarnaseid videosi, sarnast kõike nagu vormel 1. Et võib-olla see ostumüügitehing või see, millest eelmine aasta juttu oli kõvasti, et see Liberty Media GP-s sisse ostab ennast, et võib-olla see on siis hakanud realiseeruma kuidagi. Et mingid osakonnad on pandud koos tööle lihtsalt, et vormelipildid on läinud lihtsalt mootorrattapiltideks. Mis on tegelikult ju spordile on ta selles mõttes hea, et see toob tähelepanu ja raha siia kõvasti juurde. Rohkem vaatajaid on, seda parem, et nii äkki siis saame meiegi siin vaikselt areneda. Tilgub midagi meile ka alla. Pika ringiga. GP ju algab meil ka ju kohe 2. märtsil, seal samas Tais. Nad ei hakka neid bokse ei hakka kokku panemagi. Soolakotti ei ole vaja veel sinna kastidesse panna, et kui oleks. Ja nemad hakkavad 2. märts, Superbike hakkab nädal varem Austraalias vist. Peaks olema. Vaata, mis sellega üle. Oota, mõtlen kohe. 21-23 veebruar ehk siis järgmine nädalavahetus. Ongi nädal varem on ju? Jaa. 3. märts. Ei. Oota. Jaa. 1., 2. Jah, täpselt nädalavahet. Et jah. Ja Superbike hakkab ju nädal varem Austraalias, kus praegu asjad on pakitud ja kola on teel. Seda salvestame, siis see vist peaks juba reisima tüübid sinna, sest neil on ju esmaspäev, teisipäev on test. Superbike'i mehed on testinud praegu Jeres ja Portimao minu arust. Ilmad olid nii ja naa mõlemas minu arust. Oli nii kuiva kui vihma. Ja Toprakit eelmise aasta meistrit siis Jeresis ei olnud, kuna ta kukkus Türgis Enduroga oma sõrmeluu katki. Teda ma Berliinis nägin siis, kui BMW avalikustamine oli, hooaja nii-öelda avalikustamine, siis tal sõrm nägi päris paha välja ja autogrammi ta sellega panna ei saanud. Teise käega. Parema käe nimetis sõrme, ta oli kuidagi niimoodi kukkunud, et oli pikk operatsioon ja nägi väga siuke rõve paistes. Ta vist tehti kinnaski ümber selle jaoks, et ta testima saaks kinnas hakata. Vist pandi need 2 nimetissõrme keskmine sõrm panid kokku vist. Aga Jeresis ta ei sõitnud, aga Portimaos oli kõige kiirem jälle. Nii et tundub, et see sõrm teda väga ei häiri.
ja mootorratas BMW-l on ka, noh, Andermark küll oli, mis ta oli sekundi umbes maas äkki Toprakist, aga mootorratas tundub, et BMW-l on valmis, on hea, et neil oli mingi traagika oli raami ja kuna, et mis raami nad kasutada tohivad, kuna eelmine aasta siis eelnevate aastate viletsate tulemuste pärast nad said neid punkte, mille abil nad võisid rohkem testida ja rohkem muuta mootorratast ja neil oli mingid rohkem õigusi natuke, aga täna neil on see. Täna neil neid enam ei ole, aga noh, reaalsus on see, et see raam nii palju ei muuda seda, et Topraki-sugune mees õpib sõitma iga raamiga ja BMW siis tänavamootorratta või stokiraam või nende muudatustega, mis on lubatud, see raam on ka kaugelt piisavalt hea, et seal Superbike'i sees olla. Et stardikoht nendel on igal juhul korduvalt parem kui eelmine aasta. Et eelmine aasta Toprakil seal Austraalias väga õnne ka ei olnud, et läksid mootorid laiali ja eelmise aasta alguses Toprakil Toprak alustas täitsa nagu nullist selle mootorrattaga, neil oli. Mäletan, kui nad Valencia testis olid, siis oli ka, et põhimure oli, et kuidas saada see mootorratas piduriga niimoodi keerama, nagu Toprakil meeldib. Ja, sa ju rääkisid Phil Marroniga rääkisid. Ja siis ma ütlesin neile ka, et ma panen raha teie peale. Siis ta muigas seal natukene, aga tegi ta ära. Häbelikult muigas, aga eks ta teadis ka. Topraki eelmise aasta ju see hooaja eelised testid olid naljakad, kuna kõik ametlikud testid, kus nad olid raja kinni pannud ja kus Superbike'i testid olid, siis oli ilm täiesti tuksis, sadas vihma. Ja siis Toprak ju läks oma selle meeskonnapealiku jutule, ütles, et kuule, aga meil seal on track day, et lähme sõidame seal. Ja siis Toprak pani MM-i Superbike'iga mööda suvalisi track day'sid, kus lihtsalt hea ilm oli. Valencias oli ka ju lõunapausil Bike Promotioni trennis. Hommikuti oli seal lipukoosolekul ja tehti selgeks, mis värvi, mis lipp tähendab. Kollane lipp tähendab ohtrajale ja tasid vaiksemalt. Aga see on minu arust on väga nii Topraki kui ka Kenani siuke no bullshit stiil nagu, et on vaja teha, siis teeme nagu. Lähme sõidame mootorrattaga lihtsalt, lähme teeme seal, kus ilm on, teeme töö ära, meil on vaja võita, mitte nad ei. Meil ei sobi, me oleme World Superbike'i tiim ja meil ei sobi seal olla nagu. Meil on vaja ainult 30 000 päev maksvat Portimao rada ainult endale, see ei ole päris nii, et sõida mootorrattaga, sa saad tundest aru, tee trenni. Isegi kui sa puhast ringi ei saa, siis sa saad vähemalt sektorid ikkagi sõita. Ja seadistusega saad tööd teha. Et Toprak on täitsa teistsugune mees minu arust kui ülejäänud võidusõitjad. Ja ülejäänud. Kuidas tundub, Ducatil vist väga suuri muutuseid ei ole? Ei ole, aga samas nad alati mõtlevad välja. Pulega oli teine aasta. Eelmine aasta oli tal ju esimene aasta siis Superspordist tulnud veel Superbike. Et siis ta oli ju väga tugev selle kohta. Ja see aasta ta ilmselt kindlasti sõidud saavad põnevad olema, et kui täna peaks ennustama, siis igal juhul mina olen Topraki poolt, aga kindlasti see ei tule nii, et ta 2 etappi või 3 etappi enne lõppu juba juubeldab, et on maailmameistritiitel käes. Et loodan, et see selgub viimasel etapil, et oleks põnev ka jälgida. Ja, sest et Ducati kindlasti mõtleb ju alati midagi välja ka. Ja võib-olla neile antakse lihtsalt äkki see 500 pööret juurde ka. Üks suhteliselt suur muutus veel, mis on Superbike'is see aasta reeglitega tehtud, on see, et nüüd mõõdetakse bensukulu laivis. Mitte ei ole enam ainult see paagitäis, millega pead sõidu ära tegema, vaid mõõdetakse nagu bensu siis kulu, palju ta reaalselt läbi jookseb pumbast. Ehk siis sumpa otsad hakkavad valged olema. Jõudu on sellega hea piirata. Ja
natukene keerulisem on mängida siis selle kütusekuluga, noh, milles BMW väga hea oli, et nad säästsid kütust nagu mootoripidurite ajal. Et siis, kui tulelont sumbutajast väljas on, siis tähendab, et seal on mingid bensu üle, mis põleb, aga kõik need sõidu lõpuks hakkavad rolli mängima. Ja see on üks muutus, mis võib kaarte segada. Mis võib kaarte segada. Et vaatame, kuidas nad sellega kõik hakkama saavad. Uus tiim. Uus tiim on vana. Tiim on sama, aga mootorratas on uus, mis on üks, ma arvan, et saab olema üllataja. Bimota, jah. Et mehed on samad, kes sõitsid Kawasakiga muidu ja nüüd siis mootorrattadle Mark vahetus läks Bimotaks, kuna Kawasaki ostis selle brändi ära või? Ma ei tea, kas ta ostis ta ära või see on mingi koostöövorm, aga Kawasaki on seal väga sügaval sees, sest et mootor on ju ka Kawasaki oma. Raami on nad teinud ise, aga suht, ma arvan, sarnase, et mootori kinnituskohad peavad samas kohas olema. Et see kiigevõll on ka ilmselt ikkagi sama kohta pandud, sest et esimeste testide järgi võiks öelda, et nad sõitsid sama kiiresti, kui see Kawasaki kui mitte kiiremini. Kui mitte kiiremini, jah. Et nad ilmselt on vedrustus sama, mis oli Kawasakil, et ilmselt nad on teinud nagu kõik need asjad, mis neil Kawasakist on nagu puudu jäänud, on nad ära muutnud ja mis on hästi olnud Kawasakil, on nad jätnud samaks. Ilmselt see mõte ongi ju see, et väga raske on müüa 40 või 50 000 eurost Kawasakit kellegile maha, ükskõik mis mitu R-i sa sinna nime taha paned. Aga Itaalia käsitööbränd alla selle ei tohigi maksta natuke. Et see homologatsiooni jaoks need mootorrattad on valmis toodetud ja täitsa saad minna ja osta endale selle mootorratta. Et neid ilmselt on jah kuidagi lihtsam natukene lihtsam õigustada seda, miks see mootorratas nii palju maksab, et ta ongi täitsa ainult selle jaoks tehtud, et nad saaksid sellega võidu sõita. Ja Kawasaki ise ju jääb ka paddockile alles, lihtsalt bränd liikus siis teise tiimi, Puccetti Racingusse, et siis seal on üks võidusõitja ja sõidavad siis ka 600-stega. 600-sed oli 2 vist on ju, või oli 1? Äkki ka 1. Seda jah, praegu ei tea, et Kawasaki ja Puccettist sai siis ametlik Kawasaki meeskond ja see Provek, kes oli enne Kawasaki tehase meeskond, temast sai nüüd siis Bimota. Aga Kawasaki ju ise oli ka kiire ja Gerloff oli ju... Ta on ju hea sõidumees tegelikult. Ta on väga tugev sõidumees, jah. Et BMW-ga ka siis, kui BMW raskustes oli, siis tema oli ikkagi mees, kes üllatas, et tõi ikkagi mõne võidu koju ka. Ma arvan, et Kawasaki võib ka üllatada just selle Bimota osakonna. Mingitel sõitudel, kas siis selle kvalisõidus või sprindis, et... Eelmine aasta ju Loves, kes muidu on olnud kõige ebastabiilsem sõitja kogu Superbike'i pedokis minu arust, tegi suure sammu edasi peale seda, kui ta liikus siis Jonathan Rea boksi poole peale seda, kui Jonathan Rea ära läks. Et ta hakkas tööle Jonathan Rea crew chiefiga Pere Ribaga, kes... Ja see on suht konkreetne mees. See on väga konkreetne mees ja ta on kuidagi suutnud isegi Alex Lövsi viia sinna kohta, kus Alex Lövsi halvad päevad ei ole enam väga halvad. Ta on kogu aeg oli eelmine aasta seal ees otsas. Käru peal tuleb oluliselt vähem tagasi. Oluliselt vähem poodiumi eest ta võitleb ikkagi iga nädala vahetus ja kui see Bimota tsirkus nüüd neile natukenegi midagi juurde annab, siis nad võivad olla päris heas kohas omadega. Yamaha ei tundu, et mingit väga suurt sammu edasi oleks teinud. Et tundub, et võib-olla siin Yamahas siis Remy Gardner on võib-olla lõpuks on see kõige kiirem mees nendega, et praegu tehase mehed nagu Jonathan Rea ja Locatelli ei ole nagu väga kiired olnud, et Remy Gardner on olnud kiirem, et saab siis näha, kuidas neil läheb, aga jah, mingid suuri muutusid seal ei tundu olevat. Aerot on võib-olla natukene seal muudetud, aga ka suht vähe.
R1 on ju olnud suures pildis sama mootorratas. Alates 2015. Jah, 10 aastat on ju. 2015 mina esimest korda proovisin siin Pärnus seda, sõitsin esimene trenn 14.7 minu arust või 14 lõppu midagi. 14 aega, jah. 14, jah, Aivar Osa mootorrattaga ja sellest ajast on tegelikult olnud nägu ja tegu suhteliselt. Et väga vähe muutunud, jah. Raam on sama olnud, mootor, mingid upgrade'id on, aga need muutused on ikkagi olematud. Nad ei ole sellist muutust läbi teinud, nagu näiteks Honda oma 2020 tuli täitsa uus mootorratas on ju. BMW tegelikult ka. Ducati samamoodi arenenud, BMW, Kawasakigi on muutnud päris mitu korda. Et Jammu paneb nagu oma kuidagi vana rasva peal. Aga jah, vähemalt sõidavad. Ducati osas veel tuli meelde ka, et Ducatil tuli ju uus V4 S tuli juba see aasta välja või tuleb, mis tuli juba välja, et juba track-teedel on näha seda, et kahepoolse kiigega. Kahepoolse kiigega täitsa uus asi Ducati jaoks, aga võidu nad ju sellega see aasta veel ei sõida. Ei, sest et see arendustöö veel käib, et ilmselt mingites stokiklassides saab teda näha, aga jah, päris võidu sõitma ei hakata, et samamoodi ka IDM-is ju sõidetakse veel selle aasta lõpuni ja järgmine aasta tuleb siis neile see uus mootorratas. Kuna see V4S on ju see 1100-ne, et sellega nagu kuskile võib-olla itaaliakatel pigistatakse silm kinni Ducati jaoks, aga mujale klassid ametlikult ei mahu ja V4R siis nii palju kui näiteks nii palju kui oleme rääkinud seal, siis see peaks saama järgmiseks aastaks valmis. V4S-iga ju oli see Race of the Champions, vaata see Ducati Weekil, kus need kõik mootorrattad olid kohal ja siis nii MotoGP ja Superbike'i sõitjad ju kutsuti sinna sõitma, et seal see tempo oli ikkagi päris äge arvestades, et justkui peaks olema nagu tänava mootorratas, et näed, Ducati natukene seda Superbike'i asja ka nagu eest vedanud päris mitmeid aastaid sellega, kui nemad olid ju esimesed, kes need tiivad sinna külge panid ja teised on järjest järgi tulnud. Nüüd on BMW mööda panda oma tiivadega, suured riiulid. Terve tee on täis, kui BMW läheb, et mööda sõidad, siis pead põlved kokku tõmbama. Vanasti panid ikkagi 3 mootorratast bussi, nüüd paned ainult 2 ja tiivanurgad lähevad kokku. Ja Honda Superbike'is on ju käivad oma seda rada läbi, kuidas nad kõiki asju proovivad. Just. Et kuigi sõitjad on vähemalt samaks jäänud, mis on jälle positiivne, et kui sõitjad ei vaheta, on ju samad sõitjad, tegelikult see Vierge ja Lecona, nad ei ole ju halvad sõitjad, et mõlemad on ju MotoGP-st tulnud, et sõidumehed, nad on täitsa okeid. Lecona veits on võib-olla niisuguse bravuuritsev, rohkem bravuuritsev, aga nad ikkagi asjad saavad tehtud, et on ju vahest häid päevi ka. Eelmine aasta ikkagi said nad ju oma esimese poodiumi kätte üle pika aja. Ja Estorülis oli jah. Aga jällegi, et Honda sõitjad, kui mõtled seda kohta või olukorda, kus Honda praegu on, siis Lecona ja Vierge ei ole kumbki sõitja, nagu neil näiteks on GPS Sarko, kes isegi kui ta ei näita kõiki asju, mis ta teeb, siis ta saab selle mootorratta kuidagi sõitma oma tagumikutundega ja kes iganes ta on oma ümber võtnud sinna meeskonda. Et Lecona ja Vierge mõlemad on sellised väga andekad sõitjad. Aga neil peab valmis mootorratas olema ja siis nad on sellega ülikiired. Et selles mõttes, kui mulle antaks praegu Honda Superbike'i projekt kätte, siis mina vaataks ilmselt mõne vanema ja kogenuma sõitja suunas. Ideaalne plaan minu jaoks oleks Jonathan Rea ja Pere Riva kokku panna uuesti. Nemad võitsid 6 meistritiitlit Kawasakiga, mis ei olnud mitte kunagi kõige kiirem mootorratas. Aga nad suutsid sellest kõik välja võtta. Ja Honda mootorratas kui selline kõik, me teame, ülihea mootorratas. Baas on ülihea, see lihtsalt tuleb see ära kasutada. Et see selles mõttes jah, ma ei näe, et seal mingeid suuri muutusi tuleks. Nad ikka omas kohas seal. Nad on seal omas kohas, nad on seal 10 sees. Sõidavad natuke kiiremini kui stokki mootorrattaga samadel radadel.
mõni päev, kui on õnne, siis nad on poodiumil. Et see, aga seda, et Honda hakkaks tiitli eest võitlema Superbike'is, sinna läheb, peab mingeid muutusi juhtuma. Et, kogu struktuuris. Kogu struktuuris, jah. Praegu nad on suutnud selle kuidagi niimoodi, Jaapani ja Euroopa koostöö on suutnud niimoodi tööle panna, et mõlemast on tulnud ainult halvad omadused. Et on tulnud Jaapani asjaajamise kiirus ja Euroopa asjaajamise korrektsus on kokku saanud. Aga peaks olema nagu vastupidine. Aga meil on ka seal ju, mis meil, Superbike'is on ju ka siis neid nii-öelda privaattiime, kus on Jannone, Petrucci. Ja. Nüüd on ju, kes veel läksid, Löövs on ju. Sam Löövs on Ducatiga, need on Ducati mehed kolmekesi, BMW-l enam privaatmeeskonda pole. Jah, õigus see, nüüd Scott Redding on ju ka Ducatiga. Ja. Et nägime trennis, näeb vaeva, teeb tööd. Ja sõidab metsikult kilomeetreid oma stokki mootorrattaga. Mis sa arvad, kas neid näeme ka pildis? Kindlasti. Ducati ju oma selle Customer Racinguga on olnud väga edukas mitu aastat juba, et nad annavad väga okeid, väga kiired mootorrattad üle meeskondadele ja kõik need 3 sõitjat on Ducatiga MotoGP's sõitnud, ehk siis nad teavad enam-vähem, milline see mootorratas on ja millisena see kiiresti sõidab. Et see eelmine aasta mõlemad Petrucci ja Jannone ju võitsid sõidu ja Redding eelmine aasta ei võitnud BMW-ga, aga see aasta ta on kuidagi mingi uus suur motivatsioonipuhang ja purse ja heal päeval on ta ju väga kiire sõitja. Sest tiim iseenesest ju halb ei ole, kus ta on. Bonova on ju ikkagi päris tugev, on ju, ka pika ajalooga inimesed on seal, et kes motospordis tegusid teinud. Ja Reddingi jaoks jääb tiim samaks. Just. Inimesed on ju samad, mootorratas muutub. Ehk siis see võib tõesti olla üllataja. Yamahaga eratiimis ongi Redding või see Gardner ja siis Dominic Egerter, jah. Ei tea, kas see mees täidab kohta seal, teeb oma tööd. Mul on siuke tunne, et nad hoiavad Mansile kohta Egerteriga. Sest et kui Stefano nüüd superspordis nad tulevad R9-ga, mis võib olla täitsa kiire mootorratas. Et siin testides ka sain juttu ajada Fabio Menkiga, kes siis ka ühte superspordi tiimi veab, ütles, et R9 on igatepidi parem mootorratas. Põhiprobleem, millega nad võitlevad, on kiige pikkus, et pidi olema liiga pikk mootorratas, et kui nad tohivad sinna natuke sae sisse panna, et siis pidid väga heaks saama. No see saeg Itaalias käib niimoodi, et keegi ei saa arugi. Kuskilt on uus keevitus tekkinud ja ratas on natuke eespool ja ega see on ju seal superspordis on nii kaua, kui mina olen seal olnud, on seal käinud see rällakas seal Kiigel külas ja natuke ratas ettepoole näinud kui vaja. Et see tehakse ära seal ilusti. Et saab näha siis jah, kuidas. Kes ootab Ducatis on ju superspordis? Ötl on ametlikus. Okei. Huertas läks Moto2. Just. Ötl on selles Field Racing, mis on siis kõige ametlikum Ducati meeskond. Parnis ma ei tea, kas kedagi on Montella asemel. Montella läks ju ka Superbike'i. Just, seegi võib üllatada. Ja. Et tal on ju ka tööriistad on head käes ja ta on Ducatiga palju sõitnud, et nad tegelikult juba eelmine aasta juba testis Superbike'i, et trennides, mis näha oli track-teidel, siis ta alati sõitis Superbike'iga, et tegi tööd juba selle jaoks, et Superbike'i minna. Tal oli päris ja ammu oli juba paigas see Superbike'i hüppe, eelmise aasta alguses juba oli teada, et ta sinna läheb. Et tema võib üllatada, aga superspordis ma isegi ei mäleta, kes seal Parnis või kas keegi läks. Et Yamaha panustab praegu supersporti palju, see tunne nagu on. Ja Mansi on seal kindlasti nagu üks nagu supersporti lisandus põhimees. Supersporti lisandus ka üks uus meeskond Hiina mootorratastega. Hiina mootorratastega. Eelmine aasta nad olid Terosaga juba kohal mingitel etappidel, Euroopa etappidel. Aga nüüd
meile kõigile armas Naabrimees. Mikki Tuuli on ka sinna läinud tööle sinna. Kuidas see sulle tundub, kas Hiina mootorratas hakkab sõitma see aasta või? No, ei ole ühtegi põhjust, miks ei peaks hakkama sõitma. Et see tänase superspordi reeglid on ju tehtud nii, et on võimalik palju nagu tasakaalustada neid jõudude vahekordasid, et kui sa teed suure kubatuuriga mootorratta, siis pigistatakse kõri kinni. Natuke pigistatakse kõri kinni, aga siis on sealt võimalik ka nagu lahti lasta, et sa oleksid konkurentsis. Meeskond ju, ma tean, MV Agustast läks sinna inimesi, sinna QJ motorri ja Niki on ise kiire. Ja eelmine aasta nad ju toetasid Moto2 meeskonda, ehk siis sealt on ka infot ilmselt liikunud, kui neil vaja on ja kui nad on teinud mingeid muudatusi, et siis mingid teste saanud teha võib-olla kuidagi nii, et on mehi saanud laenata ja et raha nad pidid sinna panema kõvasti sinna projekti, aga see raha võib ka meeskondadele kuskile ära jaguneda niimoodi, et tulemust sellest rahast ei tule. Keegi saab endale kodus midagi teha. Saab seinad püsti. Aga põnev oleks, et põnev oleks näha, kui kaua läheb, kui hakkad nullist mootorratast ehitama. Et olla ees otsas. Seal ei ole ju aluseks mitte midagi võetud, et sul ei ole kellegi teise raami, sul ei ole kellegi teise mootorit. Et eks nad kopeerinud kindlasti on, aga... Ta näeb natuke välja nagu 6,5 Honda minu arust, oma kuju ja olemuse poolest. Eelmise aasta alguses me kuskil testides nägime Derosat, siis see nägi nagu, see sõit nägi halb välja, aga eks nad teevad tööd. Eks nad teevad tööd, jah. Maailma mootorisport on meil nüüd arutatud, lähme meiega edasi. Vahepeal on läinud või saanud kindlaks, ütleme niimoodi, et me sõidame see aasta IDM-is kollase mootorrattaga. Väikse sinine triip võib-olla kuskile tuleb, aga me ei ole enam täiesti Taavet versus Koljat olukorras, vaid kuna Ilja läks IDM-is siis ära Briti Superbike'i, siis meie võtame oma läpaka ja manomeetri kaasa ja läheme kolime Ilja, vihik, manomeeter ja läpakas tuleb kaenlasse ja me kolime Ilja tooli peale. Kuidas tunded on? BMW ametlikku meeskonda, see on BMW ametlik meeskond IDM-is, ma arvan, et ega selle meie Enos Motorspordi projekti algusest peale ju eesmärk oli, et meid kui meeskonda kuskile ära napsataks või kuna meile see kommertspool, me ei taht kunagi veoautot osta, me ei naudi boksi ehitamist, me ei naudi hospitality't võidusõidust, et kuna see kommertspool meid ei eruta nagu, siis me ei tahtnud ju kunagi ehitada ise mingit metsikult suurt meeskonda selles mõttes, et hakata sellega äri tegema mis iganes võtmes, et mingeid muid sõitjaid võtta, see oli alati nagu minu ümber on ju, see meeskond. Et see selles mõttes see on nagu loogiline asjade käik, et me kogu kambaga sinna Werneri boksi läheme. Suht kiiresti läks ikkagi see. Kahe aastaga on ju. Et nendel oli kasulikum meid ära võtta, kui lasta meil edasi tegutseda, sest stardimoment sellel aastal oleks olnud meil hoopis teine, sest nagu tuleb välja, siis meile ikkagi anti kõige basicum mootorratas eelmine aasta kätte, millega pidime hakkama saama. Millega me ka saime hakkama lõpuks, aga meil oli kõvasti õppimist ja eks oli ebaõnne ka muidugi, et sul oli õlg katki, ei saanud kohe algusest peale sõita nii nagu vaja, et algusest me olime ühe sõidu maas kogu aeg teistest. Aga jah, see alguspunkt, et meil on nüüd see aasta on esimesed testid tehtud ja see alguspunkt, kus siis meile kätte antud mootorratta esimene ring oli see aasta ikka oluliselt kiirem kui eelmine aasta. Ja et see
me oleme meeskonna osa, me oleme ametlik BMW meeskond see aasta, mitte küll nagu nime poolest, aga mina jään rääkima eesti keeles boksis on ju. Kogu meie see kodune keskkond jääb sinna alles. Ajakavasse jääb alles õlleaeg viimasena päevasena. Ja see tehnilist asja me saame ikkagi ju see aasta ajada täiesti oma asja. Lihtsalt meile tuleb juurde ametliku BMW meeskonna võimekus, ütleme niimoodi, ja info. Info just, et kõik need asjad, mis meil endal võtaks võib-olla aega, aga need on meil laua peal olemas valikuna. Et siis kas me kasutame neid või mitte, see meie otsustada, aga meil see valik ja seda teadustööd jääb natukene vähemaks või läheb kergemaks natuke. Valesid asju äkki peame natuke vähem tegema. Ja selles mõttes mina arvan, et see on ikkagi päris okei samm edasi. Ma arvan, et see on kõige parem võimalus meil see tiitel ära võtta. Kuigi meeskonnas on teine kiire sõitja ka, on Mercado tuli ka BMW-sse, et see lihtne ei saa olema. Holzhauer ja Florian Alt panevad kindlasti teevad tööd kõvasti. Puid alla. Nad olid ju ka Superbike'i koos testis, nendel oli ju ka Jaapani mehed olid boksis, aitasid asju teha. Olid kiired. Et eks seal on ju teisigi, eks see noor sõitja Jan Noole on BMW-ga kiire. Hobelsberger see aasta ei ole BMW-ga. On Kawasakiga, aga ei olnud ka üldse paha kiirus. Et kuigi ta track-teedel on alati see sama Vinales olnud, et kes on kogu aeg track-teedel, teeb mingit rajarekordeid ja sõidab väga kiiresti. Aga see aasta ta Kawasakiga nii kiire ei ole olnud, aga eks ta teeb tööd edasi, et ta on ikkagi siuke kõva töömees, et eks see ilmselt see tiitli nagu võitlus saab olema, Alt saab seal sees olema, ma arvan, et Jan Ole saab seal olema, Zanetti saab seal olema kindlasti Ducatiga ja BMW poolt ma arvan, et mina ja Mercado oleme nagu mõlemad, et seal võib hakata mingit seina kerkima sinna boksi kuskil aasta keskel, et ilmselt meil läheb nagu tuliseks, aga see on huvitav selles mõttes, et jällegi kindlasti väga arendav ja meie ju teame seda, et kui me teeme oma töö hästi ära, siis me oleme seal ees otsas ja võidame. Sest rajad on ju tuttavad see aasta, et ühtegi uut rada ei ole. 2 korda Oschersleben, mis on tragöödia. Et seal on käinud, minul käib ringiaeg siiamaani Oschersleben, minu viimane ring jäi käima seal aastal 2013, kui kiirabi viis mu minema sealt. Siiamaani ring käib. Minule see rada ei meeldi, aga ma saan seal hakkama, aga ta lihtsalt on, see on tragöödia, et seal peab 2 korda see aasta käima. Aga no mis pole nagu hullu iseenesest, et ei, me lähme ju teist. Hondaga oli seal väga okei, BMW-ga meil oli jälle see, et meil oli esimene võistlus põhimõtteliselt. Just, et sealt edasi nagu läks niikuinii paremaks, et ma arvan, täna jällegi see alguspunkt on oluliselt parem, et täpselt need tugevad kohad on meil teada, mis sellel mootorrattal on ja kui nüüd mina oskan neid mootorratta tugevaid kohti palju paremini ära kasutada. Et eelmise aasta alguses kõige rohkem oligi see, et mul oli Honda veel nii käe sees ja ma üritasin sõita BMW-ga samamoodi nagu Hondaga, et kanda sama palju kiirust kurvi sisse ja siis ma kaotasin nii palju aega, kuna BMW tugev koht on see väljumine ja kui seda ära ei kasuta, siis oledki BMW-ga soos. Aga see aasta mul endal on hea tunne, et esimestest testidest see õlg oli ka palju parem, kui ma nagu sul oli päris kõva testiperiood, mis me sõitsime kokku siis 7 päeva. Üks päev ja sul vaja 7, 3 päeva suure mootorrattaga, 3 päeva siis kardiradadel. Et ühe puhkepäeva said. Meil oli ju suur plaan, me läksime sinna esimesse Valencia testi niimoodi, et me mootorrattal mitte ühtegi kruvi ei keera. Me paneme bentsu,
paar rehvi ja sõidame, proovime, kas mul õlg töötab, kas saaks lihtsalt ringe. Teise 5 kuud sõidupausi. Ja 5 kuud sõidupausi, et minul jäi seal Boldoris jäi ring käima. Ja sellest ajast ma ei ole mootorrattaga sõitnud. Mul peale õlaoperatsiooni olen ainult kummilinti venitanud ja metsikult igav talv on olnud. Metsikult igav. Mootorrattaga pole millegiga saanud käristada. Ja ma arvan, et isegi jääd ei olnud, et oleks saanud vahepeal jääradagi sõita. Ma arvan, et ma ei ole nagu 6-aastasest saati nii pikka pausi mootorrattaga sõitmisele nagu sisse jätnud. Et seda jah, et jääradaga ei ole sõitnud, seda pole nagu nii kaua pole enne olnud. Aga tegelikult oli esimesest ringist oli joonest, okei, tunne mingid asjad ikka, mis sõiduvormil nagu ära kaovad, aga ringiaeg oli okei, sõita oli okei ja siis jah, plaan oli suur, et me lähme sõidame ainult ringe. Teise päeva lõunal meil oli kahvel alt ära mootorrattal, juba proovisime mingeid uusi asju. Mordi teine taguomart samamoodi, et kõik kõva läks järjest. Testitöö käis. Rehve läks niimoodi, et kõva testitöö käis ja aga see oli kasulik. Tegelikult see info, mis sealt tuli, oli ikkagi ülihea. Me oleme ikkagi sammu jälle edasi. Et meil ei ole nüüd, kui meil IDM-i ametlik test tuleb märtsikuuses, siis meil ei ole midagi võõrast enam. Meil ei ole see, et oota, mis ta nüüd teeb. Nagu, et meil ikkagi uus mootorratas tuleb, aga see ei tohiks olla nii erinev. Ta peaks olema lihtsalt parem. Ja saame sama raja peal sõita, mis on põhiline. Et meil on võrdlus on olemas. Ja. Et ringi oled seal oma jagu saanud teha nüüd. Et üks test ju tuleb enne ametlikku testi veel meil Aragonis, kus siis veel... Seal on meil ka ikkagi eelmise mootorratta Honda siis kõik data olemas. Ja. Et saame siis vaadata, kui palju me kiiremini suudame sõita. Loodame, et ilma on, sest see periood seal mägedes on selline, et hommikul võib lumi maas olla. Võib hommikul lumi maas olla, jah. Aga loodame, et ilma on ja saame ikkagi korraliku testi teha. 312 kilti tunnis läks Honda Aragonis, ma mäletan, GPS-i pealt. Vaatame siis, kas 315 läheb BMW. Siis on jah päris supervägi kiirused juba. Ja lastega jah, esimesed 3 päeva me ju tegime omaette suurte mootorratastega Valencias ja siis tuli lasteajad ka kohale. Et noortega jah, meil tegelikult on see aasta juba esimene test on tehtud kohe peale aastavahetust. Sõitsime 3 päeva ja nüüd siis oli meil 4-päevane trenn, kus sa said siis ka lõpuks seda ovaalet proovida. Kuidas tundus? Ovaalet sain proovida 3 ringi, siis ma hakkasin mõtlema, et ma noorsportlaste masinaid ära ei riku ja rehve ära ei kuluta, aga ovaalega ta on palju rohkem nagu päris mootorratas kui Honda, see 100. Aga tegelikult ei ole nagu mingit sellist, jõudu on rohkem. Vibratsiooni rohkem. Arvestades seda, kui töökindel see Honda on, siis lastega mina vist sõidaks selle Hondaga edasi natuke. Aga kuna maailm sinna ovaale suunas praegu liigub, siis kui tahad kuskil võidu sõita, siis sõidad ovaalega, siis see ongi, vastus on käes nagu kummaga. Pead sõitma peaks, aga jah, mul on ülihea meel, et need meie noorsportlased kiiremad kui mina on. Et palju, kas mina olin 1,5 sekki olin maas Ermani kõige kiiremast ringist. Et see on ülimalt positiivne. Ja just, et nad ikkagi talv otsa saavad sõita selle mootorrattaga, ja vanus on neil jõudmas juba sinna, kus nad juba rohkem ise mõtlevad kaasa. Sõiduasendid on läinud lõpuks enam-vähem, et mida on siin aastaid muudkui tambitud ja lõpuks on nad hakanud nagu tajuma ja aru saama sellest, et kuidas see töötab. Just ja jutust nagu selles mõttes saavad ka aru, et nad on nagu väiksed inimesed, aga nad nagu saavad ka tehnilisest aspektist mootorratta sõidust aru, et neil on kui sa neile midagi räägid või soovitad, siis nad saavad sellest aru ja lähevad proovivad. Just, ja kui välja ka tuleb, nad on üliõnnelikud tagaselt. Ja nägid või? Ja. See on ülilahe. Baltikaid see aasta neil samal kujul ei ole nagu eelmine aasta. Ei, et meie otsus on see aasta siis, et me lähme Saksa meistrikatele selle ovaale FIM-klassi sõitma, et seal on kindlasti tase on oluliselt kõrgem, seal on rohkem kiireid sõitjaid.
et just seda pundis sõitmist oleks nagu rohkem, kus sul on 5-6 mootorratast pundis ja sa pead kohti vahetama, et kui järgmised klassid, mida edasi nagu lähed, seda suuremaks see puntides sõitmine läheb ja seda kogemust neil vaja on, et seda me sinna saama lähme ja loodame, et nad ikkagi seal on ka ikkagi seal top 5 hulgas. Jah, see ju ainuke asi, mis tegelikult võidusõitjat arendab, ongi see, kui sa sõidad kellegiga võidu ja kui sul on enam-vähem sama kiireid sõitjaid. Ja see seltskond ka ikkagi, kes seal sõidab, siis need on kindlasti tulevikus ka muudes sarjades, et sul juba tekivad sõbrad, nagu sul Florian Alt, kellega sa oled juba ju seda mänginud minipäi käest. Ja kõik siuksed kontaktid on nagu ülivajalikud jälle. Et seal on, Saksamaal on see süsteem on juba nagu valmis, et sul on mingi loogiline redel, mida mööda sa lähed, kui sa tahad sinna selle spordis kaugele jõuda. Et ja just see sõitjate arv, et tänasel mini-GPs või eelmine aasta oli kas 15 sõitjat oli Saksamaal, et kui meie lähme nüüd kolme sõitjaga juurde, siis on see number juba suurem. Me oleme 20 alla, ükskõik kui head sarja korraldada Eestis või Baltikumis, siis nii palju sõitjaid kokku saada on, mina arvan, põhimõtteliselt võimatu. Ja just see tase, seda lihtsalt ei jõua nagu valmis lähima 15 aasta jooksul. Need kutid kasvavad sellest sarjast juba välja selleks ajaks, kui selle sarja valmis saab. Selles mõttes see valik oli nagu natuke tehti meie eest ära praegu. Et vahel asjad lähevad nii, et loksuvad iseenesest paika. Ma olen seda rada nagu tallunud sinna Saksamaale ja tagasi. Praeguseks see on võib-olla rohtu kasvanud natuke, aga küll seal mingid samad näod on alles. Adak motorspordi laste osakonnas, kes selles mõttes on, mul on nagu väga nostalgia tunne tagasi minna. Rajad on samad, just vaatasime. Just, et kui YouTube'ist vaatame rada, sul juba tulevad asjad meelde, on ju mingid kommentaarid, mida noortele edasi öelda. 2010, kui mina selle olin teine hooaja kokkuvõttes 2 punktiga, siis just vaatasime punktitabelit, siis mingid rajad, mis see aasta on ka kalendris, siis ühes ma olin 2 korda võitnud, ühes olin 2 korda teine olnud. Nii et kui väga sügavalt otsida, võib-olla leiab mõned rajaplaanid märkmetega isegi. Vihikud välja otsida. Vanad vihikud välja otsida, jah. Et selles mõttes see on, ma arvan, et see on lahe, ma arvan, et see on ka samm nagu edasi kogu selle laste projektiga, sest tegelikult nagu Vihur ju kui selline ei ole lastega seal nagu meeskonnana käinud väljas, et on keegi on käinud üksikuna, aga oma meeskonnana kogu klubiga sinna minna on nagu teine asi ja ma arvan, et see on üks siuke verstapost, millele kunagi tagasi vaadata. Just. See on väga äge. Tore. Ma ei tea, ma arvan, meil nüüd 3. saade on purgis. Loodan, et teil oli huvitav kuulata. Märtsi saate plaan on meil tegelikult valmis. Täna siit salvestusest otse me lähemegi siis seda märtsi saate kohta vaatama. Lähme seal paneme plaani pidama, nii et püsige lainel. Saab olema põnev. Enne hooaja algust on meil plaanis ka üks loosimäng, kus me loosime välja 3 sellist Vihur motospordi talvemütsi, millega on siin talvisel ajal väga mõnus soe käia. Ja selleks, et selles loosimängus osaleda, tuleb selle video alla kommentaaridesse panna oma ennustus, kes võidab Austraalias Superbike'i esimese ja teise sõidu ja kes võidab MotoGP Tai pika sõidu. Ehk siis 3 nime kommentaaridesse ja siis osaled Vihur motospordi talvemütsi loosis. Ja Marko, mis sinu ennustus on? Mina ütleks siis nii, et Superbike'i esimese sõidu Austraalias võidab Toprak, teise sõidu võidab Toprak ja MotoGP pika sõidu võidab Marc Marquez. Minu ennustus on, et esimese võidab Alex Lööws, teise võidab Toprak ja GP võidab Marc Marquez. Kes vastab kõik, kes ennustab kõik, siis paneb kõik 3 täppi, siis nende vahel loosime veel eriauhinna välja. Mida ei tea ei teie ega meie praegu.